Tervist! Minu nimi on siis Juhan Ernits ja ma teen väikse ülevaate, mismoodi see õppekava välja näeb. Põhimõtteliselt siin on teil slaidi peal näha see õppekava struktuur. Õppekava on täielikult ringi tehtud, võrreldes sellega, mis ta enne oli. Ja seetõttu võib-olla on mõned mõtted siit olulised. Esimene asi on võib-olla see, et meil põhimõtteliselt on ainult üks kohustuslik aine, see on ettevõtlus, ja siis on kohustuslik eduka lõpetamise jaoks ära teha lõputöö ja magistriseminar. Ülejäänud asjad on kõik valikus, aga need valikud on natukene moodulitesse jagatud. Et esimene valik on natuke väiksem valik, see on see põhiõppemooduli valik, kus siis tuleb teha 4 ainet 6. Mul on järgmise slaidi peal need ained ka. Ja siis on eriõppevalik, see on nüüd see, kus te tegelikult saate kujundada välja oma sellise sügavuti oskused. Te saate valida mitu ainet, mis on üksteisega seotud, need ained on niimoodi korraldatud, et te saate minna mingisse teemasse sügavuti ja saate endale valida sobiva valdkonna. Jällegi, vaatame põgusalt neile ainetele otsa. Ja siis on üks oluline moodul on praktikamoodul ja seda te saate 2 moodi läbida. Te saate osaleda ühes tarkvaraprojektis, kus te siis põhimõtteliselt sellise startupi moodi projektis peate demonstreerima mingi keerulise asja tegemise võimalikkust ja seda siis tegema meeskondades. Ja alternatiivina on võimalik teha praktika osaliselt töö juures ja osaliselt ülikoolis. Ehk seal 6 ja 6 on siis õpetamispraktika ja siis tööpraktika. Siis on lõputöö ja siis on üldõppemoodul, mis siis on kohustuslik aine ettevõtlus ja siis on seal valikus filosoofia ja põhimõtteliselt kirjutamine. Need on need 6 ainet, mille hulgast tuleb 4 valida. Tarkvara arhitektuur ja disain, matemaatika arvutiteaduses, tarkvara töökindlus, teadmiste formaliseerimine, andmekaeve, programmeerimise erikursus. Need on sellised üldisemad teemad, mis on tegelikult kõik olulised. Loomulikult te võite nende hulgast ka veel valida, kui teile nad kõik meeldivad, te võite nad kõik ära kuulata ja panna oma eriõppemoodulisse. Kui teil on küsimusi lähemalt, ma hea meelega selgitan siis hiljem. Nüüd see eriõppemoodul on siis võimalik spetsialiseeruda robootika tarkvara suunda, on võimalik spetsialiseeruda krüptograafia rakendustesse, on võimalik erinevaid masinõppe ja tehisintellekti teemasid õppida, on võimalik tegeleda tarkvara töökindlusega, siin põhimõtteliselt on see sama aine valikus ja on võimalik tegeleda näiteks loomuliku keele töötluse temaatikatega. Ja loomulikult olete teie ise need, kes siis oma selle päris oma sellise erioskused disainite, te saate seda teha koostöös juhendajaga, kes siis aitab teil lõpuks võib-olla ka magistritöö valmis kirjutada. Õppejõududega puutute te kokku läbi terve selle 2 aasta ja te saate nende erinevate õppejõudude käest nõu küsida, eriti nendes teemades, mis teid huvitavad. Nüüd võib-olla ma sellega hetkel piirduks. Kui teil on lähemalt küsimusi, ma hea meelega vastan.